7-aastase pausi järel ja Alar Rikberg elus esimest korda peatreenerina. Palju õnne teile! Aitäh! Alar, sa ikkagi suutsid teha selle mängu lõppu põnevaks. 3. game, mitu game palli oli saarlastele, tundus, et tõesti ongi ära minemas. Ega mina ei teinud põnevaks. Mina üritasin ikka rahulikult ära teha, aga mehed arvasid, et nii nagu öeldud, natuke publikule ka ja veidi andsime esimese seeria game'i ja viimase seeria game'i publikule, nii et aga noh, super tee. Rait, mis seal 3. game'i lõpus juhtus? Äkki väike võiduhirm, ma arvan, mingitel noortel meestel meil, aga selles mõttes müts maha ka saarlaste ees, et peale nii rasket olukorda, nagu neil on, 5-0 on taga juba game'idega, et võitlesid ilusti lõpuni ja pigem võib-olla olekski olnud meil ka vähem, no kuidas ma ütlen nüüd, rõõmu, kui ma oleks näiteks 15-ga 3. võitnud. Alar, ikkagi peatreenerina esimene Eesti meistritiitel kohe esimesel hooajal, kuivõrd tähtis see sulle? Oi, see on väga oluline ja väga vinge. Et nii mitmeti eksperdid panid meid enne hooaega napilt Pärnuga siin pronksi peale mängima, aga nüüd on nii juhtunud, et Bigbank Tartu on Eesti meister. Rait, kuidas on siis ikkagi napilt vanema venna käe all mängida? Nii treenerite, kogu brigaad, kui minu oma vend, kui võistkond on meil see aasta, on fantastiline, me oleme nii kokku hoidvad ja kuidas saaks olla parem karjäär lõpetada kui Eesti meistritiitliga. Rait, ongi kõik või? Eesti-Läti ühisliiga on ka veel ju. Aga siis on kõik. Ma 100% seda praegu välja ei ütle, et ma korra konsulteerin arstiga, aga 99% on kõik, jah. Alar, mis sa arvad, kas see 1% jääb peale? Ei, mul on temaga kokkulepe, et järgmine hooaeg äkki, kui on põlved kannavad, laseb meil ühe mängu sidet. Siis on kindel kaotus. Ei, see on ju kõige kindlam võit, mis üldse liigas on olnud. Räägi natuke oma teistest meestest ka, noored mehed, Tammearu, Hurt oli näha, et eks lõpuks näeks neilgi raskeks tuli juba kuklasse see, et see Eesti meistritiitel ongi nii lähedal. Nendele siis ikkagi, Hurt on küll ühe võitnud Selveriga, aga siis ta oli mitte põhirollis, Tammearul täiesti esimene Eesti meistritiitel. No vot nii ongi. Siin mängivad kogemused rolli, siin mängib see olukord, et kes on varem samas situatsioonis mänginud. Märdil oli täna väga raske, aga oluline on see, et kui sul üks asi ei tule välja, kompenseeri. Märd kompenseeris vastuvõtu ja serviga. Albert samamoodi väga hea serviseeria ja jällegi lõpupoole, mis on väga oluline ja võib-olla sa saadki siis teiste elementidega aidata. Aga nüüd lõpuks hoopiski need mehed, kes on kõige kogenumad, matšpalli maha Kevin Soo ja päris korraliku viimase game'i selliseid päästeolukordi tekitas meil hoopis Siim Põlluäär. Ehk siis kogemused maksavad finaalides. Rait, lõpetuseks sõnum Tartu poolhoidjatele. Suure tõenäosusega te mind enam platsi peal ei näe. Mina ütleks, et selle võidu me nendele poolhoidjatele ja oma fännklubile pühendamegi. Et väga kahju, et neid ei ole olnud terve hooaeg meiega. Me tunneme neist puudust ja ma loodan, et kui vähegi olukord on hästi, siis järgmisel aastal on neid lihtsalt kordades rohkem, kui oleks olnud tänavu. Aitäh teile mehed ja palju õnne veel kord. Aitäh. Markus Uuskari, esmalt räägime headest asjadest. Sinu uskumatu serviseeria 3. game'is tõi Saaremaa tagasi mängu ja tundus, et olete game'i võidus kinni, aga siis ikkagi libises see käest. Jah, eks kui me rünnakul niimoodi esineme, nagu me täna tegime seda, siis on ikka raske võita, jah. Millest siis täna kokkuvõttes vajaka jäi? Eks ma arvan, et meie rünnaku liidrist kindlasti jäi väga palju vajaka, aga meil ei olnud sellist agressiivsust ja need lahendused, mis meil oli rünnakul, et need ei olnud võib-olla kõige paremad. Mis sa Tartu Bigbanki kohta täna ütleksid? Ma arvan, et meil oli võtta küll täna tegelikult, aga et parema päeva korral, aga et nad ei mänginud täna nii head mängu võib-olla kui siin võib-olla varasemalt, aga täna piisas ja. Kas kokkuvõttes arvestades seda, kuidas te Tallinna Selverit poolfinaalseerias võitsite, siis maitseb ka see hõbe hästi või? Kuidas? Kas hõbe maitseb ka hästi arvestades seda, kuidas te poolfinaalseeria Selveri vastu ümber kalutasite? Eks me ikka tahtsime kulda ka, et sedasi päris öelda ei saa, aga me oleme kindlasti õnnelikud jah, et me selle poolfinaalseeria selliseks suutsime teha. Mis sa toetajatele lõpetuseks ütleksid? Aitäh kõigile jah, et te ei suutnud kulda seekord võtta, aga üks tiitel on ees ja proovime jälle. Aitäh sulle, Markus! Aitäh! Ja päris kiirelt ikkagi 41-aastane Tartu Bigbanki kapten Gert Toobal. Tead sa mitmeaastase pausi järel sa Eesti meistriks üldse tulid? Ei tea, ma arvan, et mingisugune
reipalt üle 15, et sellest on päris jupp aega möödas. uuriv ajakirjanik teab, see on 19 aastat tagasi, kui sa Pärnu ESS Valgirjades Eesti meistriks tulid. Kas maitseb hästi? Jaa, maitseb muidugi hästi, et mul on kõige rohkem selle üle hea meel, et peale on kasvanud täitsa uus põlvkond, kes nüüd Tartu meeskonnas on ka nagu mängu vedades võitnud meistritiitli, et see on Eesti võrkpallile hästi tähtis kindlasti tulevikus. Ja ega vist sedasi, kui meeskond mängib ja tuleb ka Eesti meistritiitel, siis ma näen, et sa ikkagi päris Rait Rikbergi kombel veel selle hooaega piirduda ei taha. No jah, Raidi üle on mul tõesti nagu üli hea meel, et ma igapäevaselt näen, kuidas ta liigub või siis ei liigu ja kindlasti temalt on nii mõnelgi mehel õppida just seda suhtumist, et saab mängud mängitud siis ka võib-olla, kui on ebamugav ja Raidi ees müts maha, et super töö. Me oleme teisi mehi siin intervjuus juba kiitnud praegu, aga ütle tempomeeste kohta ka midagi head. Täna ikka meeletult palju plokipunkte, meeletult palju plokipuuteid ja ka rünnakul suurepärased. Eks paljuski ka tänu sinule, sinu tõsted sinna rünnakule nad viisid. No ei, kindlasti selles mõttes, et kõige suurem tänu ikka mulle, et ega mis nad muidu neid punkte ei saa, et aga jah, mul on kõige rohkem hea meel plokkide üle, et mitte isegi plokkide üle, plokipuudete üle, et see sööb hästi palju vastast, kui on kogu aeg näpud taga, kaitses saab üles ja Kevin ja Alex tegid väga hea töö ja ütleme, et see Kevini mängu lõpetamine oli veel nagu eriti kirss tordil, nii et me mingi hetk peatreener pahandas, et kaitses kätte saadud pallidel temporünnakute lahendamine on ülikehv, et mõtleb, et selle ära keelata päris, aga me jätkasime oma jonni ja lõpetasime nii. Ja lõpetuseks kaksikud nägid siis esimese isa võidu ka ära? No ma arvan küll jah, et kui nad veel magama ei jäänud, et võib-olla oli mingi hetk läks igavaks, aga jah, või siis saavad tagantjärgi vaadata. Aitäh sulle, Gert, ja palju õnne veel kord! Aitäh, suur tänu!